tervist! Kui naised räägivad saunas, siis mehed garaažis. See siin on krüptogaraaž. Aga enne, kui lähme põhiprogrammi juurde, tuleb täita kohustuslik osa. Tähelepanu! Tegemist ei ole finantsinvesteeringu või infoga. Mul puudub igasugune haridus ja ka kogemus. Tegu on välja mõeldud muinaslooga, mille tegevus toimub 7 maa ja mere taga banaanimaailmas, banaanivabariigis. Kõik saate tegelased ja kohad ja jututeemad on välja mõeldud uimas olles. Ja kui on muinasloos mingeid sarnasursi päris eluga, siis on see juhuslik. See saade ei ole mõeldud ei naistele ega lastele. Antud saate tegija kasutab vulgaarset keelt ja on väga labane. Iga kord, kui saade hakkab, suitsetan ma kommileevi, vanu rehve ja joon puubeeritust. Ja kõik see, millest ma räägin siin, saadetakse mu pähe meditatsiooni teelt. Krüptovõti Marta poolt. Tänan tähelepanu eest. Hei! Siin krüptogaraaž ja Marta. Teeme väikse saate teemadel siit ja sealt. Uudiseid on igasuguseid, ägedaid, vähem ägedaid, põhjapanevaid, vee peal olevaid. Aga alustame. Eetikaekspert hoiatab, et see, mida Trump oma krüptooperatsioonidega teeb, on legaalselt küsitav. Vot sulle nalja. Trumpi perekond on väga jõhkralt krüptos sees. Väga jõhkralt. Ja 10. oktoober, mis see megakukkumine oli, et tekitab küsimusi. Et kas on ikka see turg siis nii vaba ja puhas ja kas Trump on siis nii õiglane või ei ole, ütlen ühe uudise ära juba, et Trumpi perekond on mingi miljardiga krüptos. Kõige noorem tattnina seal perekonnas on 60 miljonit juba krüptoga teeninud see aasta või. Järgmine uudis. Metamaski tegija palkab siis JP Morgani ja Goldman Sachsi tegelasi. Et te teaksite, siis Metamask või see Metamaski emafirma on teinud ühe krüpto, mis on Swiftis sees. Uuri ise edasi. Et krüpto on tulnud jääda ja Bitcoini poistel ei ole midagi teha, sest Swiftiga ei ole Bitcoin lepinguid teinud, on teinud hoopis teised need firmad. Ja Metamaskist veel, et Metamask lisab oma siis erinevate ahelate toetusnimekirja ka EVM-i. Mis asi on EVM? EVM on Ethereum Virtual Machine, mis on tehtud milleks? Mõtle natuke, milleks on tehtud EVM? EVM on tehtud selleks, et ühendada Ethereumi ahel XRP-sse. Mitte vastupidi. Vat. Rippeli partner SBI investeerib $200 miljonit Evernote'i või täpsemalt öeldes Evernote'i XRP varasalve. Vot sulle nalja. Visa lisab 4 stabiilmünti
ja 4 ahelat vaat oma siis maksesüsteemi. Ja nüüd siis ongi küsimus, et üks ütles mulle kommentaariumis, et Bitcoini see tulevik on tulemas, et 200 000 jõuludeks ja noh, ta võib tulla küll, aga vaadake, lugu on selles, et Visa lisas stabiilmündid, mitte kuradi Bitcoini. Nii. XRP Ledgeri virtuaalvarade turg kasvas 215%. Tähendab seda, et XRP aelasse on pandud 215% rohkem varasid. Järgmine uudis. Ripple XRP-l on mängida võtmeroll Igor Sergei 20022 transitsioonis. Ja nüüdseks on siis Ripple täiesti integreeritud Igor Sergei 20022 süsteemi. Et Bitcoini ei integreeritud sinna, integreeriti XRP ja Swift ei kasuta ka Bitcoini, kasutab XRP-d ja teisi krüptosid. Järgmine uudis. XRP nõudlus plahvatuslikult kasvab, kui korporatsioonid sisenevad turule, et osta. Noh, mida see siis tähendab? See tähendab seda, et inimestel on selline nagu, nad on seda Bitcoini lutsinud nii palju, et vaata, mõistus enam ei tööta, hapnik üles ei tule, et on olemas sellised asjad nagu tarkpoolid. Tarkpool on siis must bassein, kus transiktsioon või siis tehingu data ei ole sulle nähtav. Vaat sulle. Liigutatakse hoopis kõrvalahelate kaudu või siis salaahela kaudu krüptot ja raha. Aktsiaturg töötab samamoodi, et te teaksite. On olemas need mustad basseinid, kus staffi liigutatakse. Sina seda ei näe ja sina ei tea, palju seal on ja palju seal liigub. See ei ole sulle. See on ülikutele. Ja sama on siin krüptovaluutaga ka, et ta liigub mustas basseinis. Ja üks kirjutas kommentaari, et plokiahelas on tehing näha. No tuleb välja, et ei ole. No. Lugesingi artiklit, et kuradi X kanalite kaudu liigutavad rahasid. Ja nii tore see ongi. Et näiteks on olemas see kurikuulus Canton Network. Canton Networki liikmed ja selle siis mõistukera ja kogu ökosüsteemi panin tasulistele näha. Need saavad siis rõõmsalt investeerida seal, kui soovivad. Aga Canton Network on privaatnetwork, kus sina ei näe mitte türatki. Ja sama on tarkpooliga ka, et ei näe sina mitte sittagi, mis liigutatakse või ei liiguta. Sellepärast, et XRP ahelase CTO Schwartz perekonnanimega, eesnimi meelde ei tule. Schwartz ütles ära, et on olemas avalik blockchain, kus sina näed infot ja on olemas privaat blockchain, et noh, vaat sulle nalja. Keskpangad ütlevad seda, et hülgavad võlakirjad kulla kasuks. No, õige otsus. BlackRocki juht Larry Fink ütleb, krüptovarad ja kuld on varad, mida hoida hirmu ajal, kui võlasüsteemi mured kasvavad. Mida see ütleb? See ütleb teile ära ilusti, et see süsteem on perses. Et te teaksite, pank saab laenata raha välja niimoodi, et ta omab ainult kas 5 või 10% raha. Ehk siis pank saab trükkida sulle 100 miljonit ja tal endal peab olema ainult 10 miljonit tagatiseks või 5 miljonit. Ja vaatasin siis Taavidi YouTube'i kanalit. Soovitan minna, vaadata ja õppida, mida Taavidi poisid seal oma kanalil teevad.
tõsine maasikas. Ja seal kanalis siis viimane saade oli nüüd see, et ma teadsin seda, et raha saab trükkida niimoodi, et peab olema sul või välja laenata nii, et sul on ainult 10% on siis seda reaalraha ja siis lihtsalt kirjutadki. mina siin annan sulle 100 miljonit. Kirjutadki lihtsalt fucking paberi peal ja vot niimoodi sina saadki oma pangast selle raha kätte, onju. Ja siis maksad intressi õhust võetud kuradi raha eest, onju. Noh, sama hästi ja tekibki küsimus, et miks me käime tööl, miks me maksame makse, miks me mitte üldse kuradi rabame, kui vennad lihtsalt kirjutavad kuradi pappi välja. Ja nüüd tuli siis Taavidi kanalist tuli selline pomm, et ma olen siin investeerimismaailmas olnud natuke aega, aga ma ei teadnud seda, et nad teevad kullaga sama asja. See tähendab seda, et tehakse need kulla ETF-id, onju, noh, Exchange Tradable Fund ehk siis fond tehakse, onju, jah, fond peabki ostma, onju, seda siis kulda, onju, reaalselt, et fondil oleks siis kuld, mille osakud sina ostad, aga on selline asi, et see ETF võib ka siis laenata kulla nii-öelda hoidlast kulla ja kullahoidlad ehk kullapangad võivad teha sama asja. Paberi peal kirjutavad lihtsalt, ahah, sa tahad siin 100 tonni, ahah, nii, kirjutame lihtsalt paberi peal sulle 100 tonni kulda ja temal peab ainult tagatiseks olema 10 tonni kulda. Ja kokku siis Taavid oma videos ütles ära, et või siis Taavidi poiss seal, et 50 kuni 100 korda on paberi peale tekitatud seda võltskulda rohkem, kui reaalselt üldse on. Ehk siis kogu see süsteem on niukse kuradi pommi otsas, et vähe ei ole. Et see kullal pole ainult muud teha, kui ülesse minna. Hõbedal sama teema. Et kui nad neid kuradi metalle niimoodi ka prindivad lihtsalt paberi peal juurde, siis noh, saate aru küll, et midagi head ei ole tulemas. Ja siit tuleb järjekordne näide, kuidas hind ja kinnitus sellele eelmisele mulale, et miks on tähtis reaalvara või reaalasi, on see, et näiteks Binance'is on XRP-d nii vähe, et kui keegi tahaks 10 miljoni eest Binance'is osta XRP-d, siis see võib saata Binance'i enda süsteemis XRP hinna $15 peale. Lihtsalt ei ole, saate aru, seda stuffi ei ole, kõik on võltsitud. Noh, chain analysis, vabandust, ei suuda hääldada. Loen ja kuulen, saan rohkem aru inglise keelest, aga hääldada ei suuda. Keti analüüs on siis selle asutuse nimi. Keti analüüs tegi ära auditi mõned aastad tagasi. Auditi tulemus oli see, et peaaegu kõik krüptohinnad, kogused on võltsitud. Reaalsusele need hinnad ei vasta. Mõned on ülehinnatud, Bitcoin, mõned on alahinnatud, XRP. Et niimoodi nad teevad. Et auditid on ära tehtud. Ja kui praegusel hetkel on siin olukord meil ees, et kui keegi reaalselt peaks tahtma miljonite eest XRP-d osta, siis see on, ja palju pole vaja. Artikkel ütles ära, et ilusti 10 miljonit Binance'is ja põmm, XRP on 15. Noh. Ja üks asi on veel, et nende võltshindade ja võltsasjadega peab nagu ka leppima. Et see on kõige tähtsam asi, et noh, näed, et hind on madal või hind kukub, siis see kõik on spekulatiivne. Et ma siin üldse ei rabele, et siin jälle portfoolio on mingi 50% kukkunud, ja nüüd see, noh, et praegusel hetkel tuleb välja ka see, et see suur ennustus, mida ma ka tegin, et krüptoturg tõuseb oktoobri lõpus. See läks luha, noh, sitta kah, aga seal Telegrami grupis tegin ilusti analüüsi, et turg tuleb alla juba 17. oktoober tegin analüüsi, et XRP, siis Bitcoin
Solana, et kõik kukuvad alla, et analüüs on seal ilusti olemas. Põhiliselt on analüüs Bitcoini baasil, kuna ta on kõige suurem ja siis ühe korra tegin Solana baasil ka analüüsi, et noh, graafikud näitasid ära juba 17. oktoober, et turg tuleb alla ja ma üldse ei põe seda allatulekut, et ja see, et ma nagu tunnistan ausalt, et eksisin sellega, et oktoober lõpp tõuseb, aga samas on ka niisugune asi, et millega peate aru saama, et kõik on hämmingus selle üle, et Bitcoini see kogukond on ka hämmingus, et issand jumal, 7 aasta jooksul esimene kord, kui Bitcoin lõpetab miinuses. Noh, see viitab sellele kõik seda, et noh, analüüsid võid sa teha graafikute baasil on ja, aga mis tuli bängeruudis välja nädal aega tagasi, tõsine bängeruudis. Swift ütles karmilt välja, et 30 päeva, see oli siis 24 või 23 oktoober, ütles Swift teadaande, et see ISO 20022 standard käivitub 30 päeva pärast ja pangad peavad olema valmis. Öeldi ära, et olge valmis ja öeldi ära ka seal, et seal on huiareid, et on veel pankureid, kes aru ei saa, et peaks nagu liigutama. Et nendele anti siis karm teadeanne ja sealt mul käiski nagu klõks kohe ära, et miks see oktoobri tõusuennustus läbi kukkus, on see, et lihtsalt isad on nii palju huianud või väiksemad isad, et neil ei ole krüptoturus võetud positsioone sisse, on ainult koera positsioon, et nad võivad taha saada ja selle tõttu toodigi turg alla, et need suured või siis nii-öelda noh, natuke suuremad onud saaks sisse, samuti nagu väga suured onud ja see ongi turulanguse põhjus. Vot. Et nagu näha, siis investeeringutes maailmas tuleb olla avatud, pidevalt muutuvas meeleolus, otsused peavad olema, plaanid peavad olema. Minu plaan oligi see, et kui asi kukub, siis ma üldse ei kuse, vaid ostan. Tänu selle oktoobri kukkumisele saingi nüüd kahesse krüptosse sisse, millesse ma varem polnud saanud. Tähendab, ühte ei olnud üldse saanud sisse, teisi olin saanud ainult natuke sisse. Et võtsin positsioonid jälle sisse ja mida rohkem ta kukub, seda rohkem osta saan. Et erinevalt Bitcoinist need krüptod ikkagi, kuhu ma investeerin, on ikkagi need, et Swiftiga seotud, Maailmapangaga seotud, IMF-iga seotud, et noh, come on. Kui kuradi Swift ütleb, et te olete huianud asjaga, kiirustage, siis see on ilmselgelt minu jaoks tõestus, et projektsioon, et hind peab tõusma, oli õige, aga lihtsalt minust suuremad tegurid mõjutasid siis hinna alla. Ja nagu üks YouTube'is investeerimisõpetaja ütles väga ilusti, et kui ma teaks täpselt tulevikku ette, siis Warren Buffett peseks mu jalgu ja nii lihtne see ongi. Aga bängeruudis Coinbase kaitseb siis ennast, mille eest ta kaitseb. Coinbase investeerib Valge Maja siis palliruumi ehitusse ja siis inimesed seal ja eksperdid võtavad sõna, et see ikka ei ole nagu nii puhas. Et noh, ja üks ütles ilusti, et Coinbase'i rahakott on pask. Türa, sul on virts kõrvade vahel, kui Coinbase investeerib Valge Maja palliruumi ehitusse. Noh, kas ma ei oska enam lihtsamalt selgeks teha sulle asja, miks Coinbase on tulnud, et jääda, miks need Coinbase'i süsteemid on tulnud, et jääda. Et te teaksite, siis Coinbase on üks suurim krüptoinvestoreid üldse. Kõige ennem ta võtabki endal sinna listingusse või müüginimekirja need krüptod, kuhu ta on ise investeerinud esimesena. Vaat, noh, Coinbase on pask. No ei suuda lihtsalt enam nende viglavendade ja köögikatadega vaielda, et ma enam ei viitsi kommentaaridele isegi vastata nii YouTube'is kui TikTokis, sellepärast, et kuradi
väga hästi ütles üks mees eestlaste kohta, et eestlased on nii lollid, et kui saksa rüütlid näeks seda, kui lollid me oleme, siis nad mitte ei keeraks vaata hauast teist külge, vaid nad pöörleks, sellepärast et kurat 100 aastat peksin vanti mõisatallis ja jorss ikka ei saa aru elust. Noh, see oli nagu tõsine kuradi maasikas raisk tordi peal koos kirssidega see lause ja nii ta ongi. Noh, ma olen üritanud oma lähedastele ka seda krüptoasja selgeks teha. Üks küsis, millised värvid nendel logodel on, et mis energia sel logol taga on. No halloo, püha jumal. Noh, Coinbase remondib või ehitab palliruumi. Citigroup pank, mis vastutab kuradi 2,5 triljoni eest, sõlmib partnerlepingu Coinbase'iga, et startida stabiilmündimaksetega. Halleluuja. Noh. Nii. IBM, mida IBM teeb? IBM avaldab digitaalsete varade platvormi finantsinstitutsioonidele. Lähed guugeldad natukene IBM-ist, saad teada, et IBM ja Stellar Lumen sõlmisid partnerlepingu. Vot sulle nalja ja sina lähed ostad Bitcoini. Vittu käi oma Bitcoiniga kõige naturaalsemal kujul. Et noh, on Bitcoinil mõni leping taga või? See Bitcoinil pole mitte midagi muud peale kuradi luureasutuste lepingute ja luureasutused on nad teinud. Noh, tegelikult on kõik need krüptod luureasutuste poolt tehtud, aga Bitcoinist võib öelda seda, et on nagu see jäämurdja, vaata. Jäämurdja, et nagu see Suvorov kirjutas Hitleri kohta, et Hitler oli tegelikult Stalinile jäämurdja, et purustas Euroopa ära ja siis Hitler oli oma töö teinud sellega ja siis põmm, Stalin sai võtta ilusti enamus Euroopat enda kätte, kuna oli siis tee sisse see raiutud. Ja sama on selle siis Bitcoini saatus kah, et suur lõhkuja või siis tee sisse rajaja ja lõhkuja ta on, tutvustas ennast või ta blokkis ühe ahela süsteemi rahvale, aga lõpptulemusena on see, et teised asjad võtavad üle. Noh, ja XRP-st siis. XRP advansib, mille poole ta advansib siis? Selle poole, et saada elektroonilise raha emiteerija litsents Luksemburgis alludes MiCA regulatsioonidele. Noh, Bitcoin saab mõne kuradi. No näete lihtsalt. No näete, lihtsalt võtad klõpa arvutis, kurat, ja infi tuleb, noh. Infi tuleb, noh. Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bank of America, Banco Santander, BNP Paribas, Citigroup, EUMFG Pank, TD Pank, UBS Group Pank, nad siis ühinevad, et eksploorida, avastada siis reserviga tagatud digitaalset raha ja terve see kuradi pättide kamp on Rippli partnerid ja huvitavalt sujuvalt nagu Rippel nüüd saab veel kuradi raha emiteerija litsentsi ka Luksemburgis alludes MiCale on ja noh, halleluuja, halleluuja. Noh, ja mis siit on nüüd? Vaatasin siis seal põrandaaluses meedias seda Bitcoini poisse, no kurat, paned käima, see on nagu, tead, korra näed neid Bitcoini poisse nagu suu lahti teevad või juba see kuju, nende kuju ilmub, siis juba tahad kuradi panna arvuti kinni ära, noh. Et Bitcoinis on kuradi raske midagi muuta, kõik on läbipaistev. Nüüd ongi Bitcoini tegelased on kuradi närvis
sellepärast, et Bitcoinis viidi kuradi Core V30 update sisse, on ju, mis tekitab siis kontroverssi, noh. Et viidi kuradi update sisse ära, on ju, noh. Ja see update siis annab nagu, mis ta siis annab, on ju, annab selle funktsiooni, et laseb sul ekstra datat lisada Bitcoini tehingutesse. Lihtsalt viidi update sisse, kõik, noh. Saate aru, need, kes need kuradi Bitcoini fännid on, ma ütlen teile ära, et noh, teil võib ka nagu natukene õigus olla, et Bitcoin on ilus, kena, on ju. Aga te peate ka nagu sellest asjast aru saama, et Bitcoin on praegusel hetkel juba ajas muutuv. Viidi talle mingi update sisse, on ju, ja see, et nüüd, et Bitcoin siin mingi päästjaks saab olema, no ei ole. Ma olen lugenud siin mõned uudised, et ei ole mingit kuradi seoseid asju, tal lepingut tal ei ole, on ju, mitte sittagi ei ole peale üles puhutud hinna, on ju, noh. Ja Bitcoinist võib tõesti saada midagi, aga talle tehaksegi siis selleks ära jõhker update. Mis te olete nagu segi sittunud Bitcoini fännid või? XRP teeb sekundis 10 000 tehingut. Bitcoin teeb 3-7 heal juhul sekundis. Noh, kes see hakkab kasutama seda kuradi pensionäri, noh? See ei ole realistlik. Sellise kuradi sita kasutamine ei ole realistlik praegusel kujul. Jah, nad võivad tõesti teha talle update'i, on ju, aga praegusel kujul ei ole ta üldsegi kuradi mõeldav asi. Nii. XRP hind langeb 20%, aga 500 miljoni dollari eest on plaanitud korporatsioonide oste XRP jaoks. No näete. Lõuna-Aafrikas saad nüüd maksta krüptos enam kui 650 000 poes. Võt sulle nalja. Citigroup stardib siis institutsionaalse krüpto hoidmisteenuse 2026 ja mis siin oligi, et Citigroupil oli ju see, et mis bänger uudis tal oli. Ahah, Citigroup partnerleping Coinbase'iga, et stabiilmaksed on ja no näete, kus tuleb kurat uudiseid alla. Ja üks ütles, krüpto on määratud hukule, et terve su kuradi suguvõsa mõistus on hukkunud juba. Noh, mis te arvate, et kui vennad, kes vastutavad 10 triljonite või mõnede triljonite eest, noh, enamus meist ei suuda isegi vastutada enda kuradi eelarve eest, enda pere eelarve eest, ei suuda me seda kokku klopsida, elame üle võimete. On ju, noh, aga need vennad vastutavad triljonite eest. 1 triljon on 1000 miljardit. Noh, kui need vennad teevad ikka otsuseid ja lepinguid, siis on asjad ikka kindlad, on ju. Noh, ja näed, siin on SB Global, see on siis see kuradi SB500 ja kõik need SB Dow Jonesid ja kõik see süsteem teeb kuradi partnerlepingu millega? Chainlink krüptoga. Miks? Sellepärast, et Chainlink teeb oraaklid. Oraaklid on sellised asjad, mis lubavad plokiahelal saada reaalset infot otse kuradi reaalelust kohe klõpsti kätte. Et ei hakka pikalt selle asja üle kuradi jämmutama, aga oraaklid on ülitähtsad asjad. Ja need võimaldavad siis suhelda plokiahelal reaaleluga. Ja praegu ongi see, et miks nad jooksevad ka Chainlink krüpto peale tormi kõik ja teevad partnerlepinguid, on see, et ei ole mõistlik, et ühes punkris on üks hind, teises teine hind ja näiteks on niimoodi, kui kasutad text screenerit, siis võid näha näiteks seda, et toome näite, et XRP on juba 1000 on ja, aga kuradi Coinbase Wallet näitab, et on endiselt mingi $2,5. Et oraaklid Chainlinki poolt lahendavad ära selle probleemi, et info lääk kaob ära. Reaalselt hakkab info liikuma, plõks on sul info kohal, mitte nii, et sa saad teha seda skämm-asja, et vaatad, et kuule, seal on XRP 1000, siin 2,5,
ostame kähku 2,5 juures ja veame kuradi teise kohta, onju noh. Et lihtsalt sellepärast teenid pappi, et info ei ole jõudnud või kaotad pappi, et info ei ole jõudnud. Et see jura kaob ära. Ja siin ongi nüüd Trumpi perekond teenib üle $1 miljardi aastas krüptobisnessis. Vaat sulle nalja. IMF-i nõustaja ütleb, vabandust, mitte nõustaja, vaid IMF-i boss nõustab riike ja ütleb, et krüptovaluuta on siin selleks, et jääda, aktsepteerige reaalsust. Vot. Ripple kogub kokku $1 miljardi, et ehitada uus digitaalvarade salv. No. Põnev. Kurb uudis kah. Pensionär kaotas petistele üle 1,2 miljoni XRP. Ei hakka mõnitama, aga lugu oli selles, et tema tegi kohe video, et külm rahakott on häkitud ja rahakott on süüdi ei olnud. Tal oli telefonist tuli teade, et I'm not a virus. Give me 24 sõna. Ta toppis oma kuradi 24 sõna ilusti sisse, vajutas klõps ja oih, raha lännu, XRP kadunud. Et ei olnud süüdi rahakott, vaid oli süüdi taat ise. Ja siis kohe artikli lõpus tulid head uudised, et nagu üks härra kirjutas, et oi, blockchainis on kõik näha, tuleb välja ikkagi järjekordselt ei ole kõik näha. Artiklis oli kirjas see, et kohe see raha saadeti mustadesse basseinidesse ja seal liigutati edasi-tagasi sulla-mulla seda raha. Ja tuleb välja siis ka selle liigutusega, et ikkagi nagu veel ei lähe kõik info taha nendesse tehingutesse, et on võimalik pesta seda siis krüptovaluutat ümber, nii et ei saa tuvastada. Vot. Järgmine uudis, XRP ökosüsteem laieneb. Walmart. Walmart on siis poekett, kellel on 2,5 miljonit töötajat. 2 korda rohkem kui meie rahvast on töötajad Walmarti impeeriumil. Ja Walmart siis ühendab enda süsteemi XRP, et XRP siis stabiil USA dollarist saaks maksta. Ja Tresor andis välja uue valuuta, mis paneb, Tresor andis välja uue rahakoti, mis annab siis kvantarvuti kindluse, et Tresor 7 on väljas. Nigeeria president soovitab kohtunikel kiirustada õpingutega, et teha selgeks, mis asi on blockchain, et võidelda blockchain kuritegevusega. Noh, mis te arvate, et meil siin mingi kohtunik teab? Nigeeria ei ole tegelikult nii paskriik, nagu me võime siin arvata. Seal on ikkagi ka tarkusid päid. Aga kui ikkagi kohtunikud Nigeerias ei tea, vaata, et kuidas krüptoga karistada, mis sa arvad, et meil siin teavad või? See on järjekordne näide, et see krüptoseadust, need ei ole nii lihtsad, vaata, et on kohal ja maksame makse ja laseme endale perse pista. No ei ole nii, noh. Maailm ei saa aru veel, mis asi on krüpto, kohtunikud ei saa aru, noh. Vot. Revolut saab siis Mika litsentsi ja Liechtenstein stardib siis suveräänse krüpto selle infrastruktuuriga ja Valge Majal on veel ehitusmehi juures. Üks väidab siin seda, et XRP investeerib 300 miljonit Valge Maja sinna palliruumi. Et te teaksite, siis XRP boss oli ju ainuke boss krüptobossidest,
kes on söönud lõunat koos Trumpiga ju. Internetis on pildid olemas. Ja siin on nüüd järgmine artikkel, et altcoini ehk pärismünt, mina kutsun pärismündiks, et noh, see Bitcoin ei ole nüüd see ema või isa münt, keda peaks kummardama ja ülejäänud on siis kõik tema need nagu haledad koopiad, et pärismündi season, hooaeg on tulemas, aga ta tuleb teise tasemega, kui me oleme harjunud. Institutsioonid on kohal ja institutsioonid, artiklis oli ilusti kirjas, et see krüptomega kukkumine, mis toimus 10. sellel hetkel võtsid institutsioonid kokkuostusüsteemi, siis või käivitasid kokkuostusüsteemi, kraapisid kõik endale kokku ja panid siis ilusti endale tasku ja nüüd ootavad tõususid. Ja artikkel ütles ilusti ära, et aga see kõik on kena ja tore, sest nüüd on meil eluterve krüpto season hooajad, eluterve krüpto ökosüsteem, kui seda saavad kontrollida, käsutada, juhtida siis suured isad. Ja järgmiseks toon teile karmi näite siis sellest ja nendele, kes ei usu, et võivad oma varadest ilma jääda, kui hoiavad seal spottides, punkrites, mis ei vastuta regulatsioonide eest. See on küll selline mitte krüptoga seotud näide, aga kui sul ajusid on, siis sa hakkad mõtlema, mida nad võivad teha. Lugu on siis aastast 2013 Küpros. Küpros oli raskelt investeerinud ennast Kreeka võlasse ja Kreeka siis sinna kinnisvaraturgu. See kukkus kokku ja Küpros oli perseli. Ja siis otsustati Küprose juhtide poolt, et hakkame riiki päästma. Pöörduti EU ja IMF-i poole. EU ja IMF võtsid vastu otsuse, et Küpros peab ka midagi panema, anti tingimused ja programm käivitus järgmiselt. Lülitati välja kõik valuutamasinad, raha ei saanud välja võtta, kõik ülekanded olid välja lülitatud, raha üle kanda ei saanud. Vaadati EU seadused üle. EU seadused nägid ette seda, et kuni 100 000 eurot peab olema inimese valuuta kaitstud pangakontos või pangaarve peal ja võetigi vastu otsus, et kõik, mis on üle 100 000, konfiskeeritakse inimestelt ära. Ja vabanduseks öeldi ilusti seda, et noh, kui pangad teenisid kasumit, vaata, pangad teenisid kasumit, maksid teile intressitulu, siis see ju teile meeldis. Kui te koos tegite pankadega businessit, siis nüüd koos ka maksate kinni. Ja juhtuski siis selline asi, et Küprose valitsus tuli kokku. Parlament võttis vastu siis selle EU ja IMF-i otsuse. Parlament hääletas, et me koorime rahvalt raha ära. Ja niimoodi ta läks. Kokku korjati rahvalt kokku 9 miljardit. Mõistate? 9 miljardit korjati Küprose rahvalt kokku raha. Lihtsalt otsusega. Valitsus võttis otsuse vastu. Sa jääd oma papist ilma. Ja mis sa nüüd arvad nagu seda, et kui te hoiate nagu nendes igasugustes kuradi huinjaa punkrites oma krüptot, mis ei vastuta regulatsioonidele, olete ilgelt kavalad oma arust seal, et skeemitate, ma ei tea, kus kuradi riigis või mis iganes kuradi lollustega te tegelete, noh.
sa arvad, et pääsete või ei pääse, noh. Esiteks pole teil legaalset kaitset, on ja teiseks on veel see, et kui antakse käsud kätte, siis see on nüüd nagu laias laastus edasi kanduv asi, et kui te arvate, et krüpto päästab maailma, siis sa pead alati leppima sellega, et võib ülevalt poolt tulla käsk, me korjame teilt kokku. Et Ameerikas korjati kokku kuld suure depressiooni ajal ja nüüd on näha, kõigest 12 aastat tagasi Küprosele valitsus võttis, parlament kiitis heaks, võttis vastu otsus, et me korjame sult raha ära. Noh, et sisuliselt on selline asi, et ma võin olla küll krüptofänni poiss, aga krüpto on ikkagi tegelikult, kuna ma ei oma seda. See on lihtsalt mingi kuradi kood kuskil ahelas ja seal mina oman siis seda koodi teist otsa, mis ütleb, et mina olen see omanik. Et pigem mitte olla 100% krüptos, vaid olla ikkagi metallides, väärismetallides. Ja kõik need, kes siin räägivad, kuidas külmad või kuumad rahakotid on ka turvalised, siis käi õige perse. Kui sa võtad lahti, näiteks Trust Wallet on väga hea kuum rahakott. See näitab ära nagu ahela auditi, mis on tehtud ja eripärad. Enamus krüptoahelatel on kirjas järgmine tekst. Ahelal on õigus muuta iga omaniku siis müntide arvu või blokeerida ära see rahakott, kus need mündid on. Noh, saad sa aru, see on täiskontrollisüsteem. Nad võivad su konto kustutada lihtsalt, nii et ei ole nagu ja need, kes siin promovad ka neid külmrahakotte, siis noh, laias laastus minul on ka külmrahakotid, aga tegelikult on see, et väga mõttetud asjad. Et kui sa lähed uurid seadusi, näed, et nad võivad sul ikkagi ära koristada, noh. Et kõige lihtsam on, mis mina olen enda jaoks leidnud, ongi hoida reguleeritud punkris, nagu on Coinbase. Coinbase vastab MiCA regulatsioonidele ja nii lihtne see ongi, hea turvaline ka magad. Magad rahulikult, ei pea muretsema, et keegi tuleb sult, võtab selle kuradi mälupulga ära, annab sulle Martaga 2-3 korda massaaži ja oled oma mälupulgast ilma, ei pea muretsema selle pärast, et sul need häkkerid häkivad, vaata selle siis lahti, on ju. Coinbase'i seadusi lugesin, seal on seadustes ilusti kirjas või Coinbase'i sellel kasutaja tingimustes, et allume MiCA regulatsioonidele ja MiCA regulatsioon tähendab seda, et oled sina legaalne omanik, nemad hoiavad sinu eest, on ju, ja peavad hoidma eraldi siis sinu krüptot, enda investeerimiskrüpto siis kogusest, on ju. Et noh, kõik need kuradi rahakotisüsteemid, asjad on, minu jaoks on nad selge skämm. Lihtsalt pumpame lollikestelt raha välja tänu sellele, et nad ei tea, mis toimub. Noh, et kui ahelal endal on õigus sind nagu välja lülitada, on ju, blokeerida su rahakotti, siis noh, mõte jooksis kokku, aga noh, saad võib-olla aimad, mida ma sisimas tahan öelda selle asjaga. Et ma tahan öelda seda, et 100% mingis krüptos fänn olla on mõttetu, 100% krüptos olla on mõttetu, sellepärast, et me võime sind ära konfiskeerida, võime anda kuradi riiklikul tasandil käsu, et korjame sult ära, on ju. Ja kui sa hoiad üldse mingites kahtlastes punkrites, mingis kuradi seal Kaimani saartel või kus nad Bahamal on neid igasuguseid auke, kus sa saad peita, on ju, noh. Siis lõpptulemusena on see, et seal sul puudub ju see legaalne kaitse, on ju, noh, igavene kuradi jura. Lihtsam on see, et võtab mingi korralik börs, mis vastutab selle MiCA regulatsioonide eest ja sa oled ikkagi samas seisus, vaata, noh. Võime lülitada välja su rahakoti, võime rahakoti pealt nullida sul selle ära, on ju. No, et selleks korraks siis kõik, et mul on olemas siis tasuta Telegrami uudistekanal, kus ma seal postitan mõned uudised. Siis on olemas tasuline grupp, üks on 100 eurot kuus, teine on 500 eurot ja
miks sa ei võiks mulle raha anda? Miks sa ei võiks mulle raha anda? Et kui raha on sitaks, raha kulub igale poole, kuradi maksud sul tõusevad, on ju, sa oled nii loll, et kuradi endiselt käisid valimas, on ju, valisid samasid kuradi mordasid, kes mingit kasutegurit sulle ei too, on ju. sa võid ju mulle anda, erinevalt kõikidest muudest mordadest on minu morda suuteline sulle pappi tegema. Tšau, pakaa, näeme garaažis.